vigastus, ma tea, sepsis on see siuke nimi, keegi teab, peale seda operatsiooni ja ta oli 6 aega oli intensiivis. Nii et tal oli päris jama selle asjaga, päris pikka aega ta jamas selle asjaga, see ei olnud üldse lihtne asi. Ja peale muidugi seda operatsiooni, kes teab, sapipõis on seedimisega väga otseselt seotud. See on väga oluline organ tegelikult meie ihus, siis, mis on seotud seedimisega. Nii et kui see tal võeti välja, siis peale operatsiooni tal oli väga selles mõttes võiks öelda, et tema elu oli totaalselt häiritud, sellepärast, et tal võis mis igane hetkel juhtuda õnnetus, ta ei julgenud ei bussiga kuhugi sõita, ta ei julgenud isegi, et kui oli vaja minna näiteks poetuurile, ta hommikul ei julgenud süüa, sest et sa kunagi ei tea, mis võib juhtuda, kui sa sööd. Et tema elu oli totaalselt tegelikult häiritud sellest. Ja me teame seda, et ühel koosolekul siin pastor Jaanusel tuli õhutus, et kellelgi on seedimisega probleeme. Oli vist seedimisega, eks ole. Kuidagi sellega. Ja just, et pastor Jaanus teadis ka, et tal tuli see teadmine ka, et ingel on nii-öelda tulnud, et anda sellele inimesele siis see vajaminev uus organ, mis on siis põhjustanud tema seede nagu probleeme. Ja mingil hetkel sa isegi teadsid ka vist, et see on Reet, eks ole. Ja läbi kaamera see asi sai välja kuulutatud ja Reet oli oma kodus vaatamas suure põnevusega jälle nagu alati. Ja ta haaras usus sellest asjast kinni. Ta läks hästi, ma ei mäletagi isegi, kas ta vist pani isegi käe ekraani peale, igal juhul ta võttis usus selle asja vastu ja Jumala vaim tabas teda seal samas. Ja isegi kui me temaga pärast hiljem rääkisime ka, ta ütles, et ta oli täitsa purjus pühast vaimust peale seda ladakat, mida ta sealt sai. Ja tänu Jumalale sellest hetkest peale tegelikult tal on seedimine funktsioneerib täiesti normaalselt, selles mõttes, et me võime öelda, et tõepoolest ingel tuli ja pani uue sapipõia tema ihusse. See ime on toimunud, ta saab elada normaalset elu ja ta on ülirõõmus ja ülitänulik Jumalale ja üldse, et siukene asi sai toimuda. Ja see tore oli see ka, et seal samas kohe, kui ta võttis selle tervenemise vastu, ta ütles, et esimene mõte või esimene asi oli see, et mul kõht nii tühi, et ma tahan süüa. See oli mingisugune õhtu, mingi 8:30 kuskil, kui meil koosolek nagu hakkas lõppema juba. Ja ta läks kööki ja tegi midagi, mida ta tavaliselt kunagi ei tee. Tegi endale 2 vägevat võileiba ja ütles, et tal olid veel mingisugused moosipallid seal, ütles, et sõi need ka veel ära. Ja ta ütles, et tal ei olnud mitte mingisugust probleemi. Ja see oli kohene ime, absoluutselt kohene ime, et tänu Jumalale ja Jumal on nii hea, Jumal on nii vägev ja hea ja siis ta tahtis veel öelda seda ka, et tema vennal siis diagnoositi nii-öelda eesnäärmevähk. Ja ma nüüd ma võib-olla ei jaga täpselt neid meditsiinilisi asju, aga seal on mingisugune see verenäit vist, mis näitab seda, eks ole, see verenäit oli tal 16, kui tal see diagnoositi ja Reet palvetas oma venna eest, palus usus ja kui vend läks mingi aja pärast uuesti proove tegema, siis tema verenäit oli 0,1. Nii et see näitab praktiliselt mitte midagi. Ei ole seal enam. Et tänu Jumalale, Jumal on tervendaja. Amen. Ja Jumal on imede Jumal. Ja tõesti, nad on üliõnnelikud ja ülitänulikud, et me oleme neil olemas ja nad on nii tänulikud, et me palvetame nende eest esmaspäeviti ja nad on nii põnevil ja nad on nii üles õhutatud ja alati, kui ma räägin nendega, siis mõtlen, et me peaks rohkem tänulikud olema. Nii et on midagi, mis neilt õppida ka. Nii et tänu Jumalale nende eest, me täname Jumalat teie eest ja tänu Jumalale, et ta on imede Jumal. Ja ta on ikka imede Jumal. Amen. Nii et tervenemine on meile kättesaadav kõigile. Ma ei tea, kes on järgmine. Johanna, kutsun su välja.
Panin kirja, et meelest ära läheks. Mul on nagu selles mõttes sellist 4 punkti, mis ma tahan nagu tähelepanu juhtida, ja siis nende punktide all on siis erinevad tunnistused. Ja esimene punkt on siis see, et Jumal hoolitseb isegi siis, kui me ise paneme mööda. Et Jumal on nii armuline, et me võime ise mingeid asju valesti panna ja Jumal kannab ikka hoolt. Et see on küll tobe ütlus, et keda Jumal hoiab, me kõik teame seda Eesti ütlust, aga vahepeal mõtled küll ise, et nagu, et jah, et väike tõetera on sees. Nii et hästi mitu asju, kus ma olen ise niimoodi nagu unustanud ära või läinud sassi. Näiteks ükskord oligi, et pidime Sädele sõbranna võtma lasteaiast. No ma töötan 10 kilomeetrit siis Raplast väljas, Raplas elame. Ja see minu töökaaslase laps käib siis seal lasteaias, seal samas kohas, kus ma töötan. Ja pidingi pärast tööd võtma ta lapse lasteaiast, sest ta ise oli ülikooli minemas ja et tuleb siis Sädele külla mängima ja kalendris ja mitu päeva räägime kogu aeg, et ja, et ikkagi võtame selle Pääsu, on ta nimi, et võtan Pääsu õhtul lasteaias kaasa ja kõik täiesti. Ja siis, kui mul tööpäev lõpeb, mina jalutan täiesti sirge seljaga auto poole. No, ma oleks täiesti jätnud selle lapse sinna lasteaeda, ma ei tea, kuidas. Ja siis Säde helistab mulle. Et emme kuule, et millal te juba jõudma hakkate? See on nii hea, et sa helistasid, et tõesti. Et ja täiesti oli peast pühitud. Ja nädal aega mul on märkmikus kirjas, mul on meeles, nagu kõik on läbi räägitud, aga siis lihtsalt nii. Nii et Jumal tänatud, et Säde siis täpselt õigel ajal helistas, kui ma auto poole jalutasin. Ja siis 2 korda juhtas siis niimoodi, et sellel aastal, et ma magasin sisse. Üks kord oli nii, et ise olin rumal, käisin sõbrannaga jooksmas, keskööl käisime jooksmas, siis me ajasime kella 3 öösel veel juttu. Ja uni oli väga magus igal juhul hommikul. Mina ei teadnud üldse, et oleks äratuskell helisend ega mitte midagi. Ja siis Evar tuleb 7.50 sinna minu voodi juurde seisma, et emme kuule, kell on 7.50. Ei ole võimalik, aga just oli see päev, kui siis, et Evar tegelikult tavaliselt ei ärka kunagi nagu varakult üles, et annab nagu teda ikka äratada koolipäevade hommikul. Nii et see oli täitsa ime, et tema nagu nii vara ärkas sellel päeval. Ja siis Silveril oli vaja jõuda Tallinnasse ekskursioonile, sellest rongist jäi muidugi maha. Aga tänu Jumalale, et sellel Sandril oli vaba päev, siis ta sai Silveri Tallinnasse ära tuua ja ise siis kontoris tööd teha. Ja, aga just, et ja minul ei olnud esimest tundi veel sellel päeval. Ja sellel kolleegil, keda ma tööle viin ka, just esimest tundi sellel päeval ei olnud. Nii et lõpuks nagu kõige hullem asi, mis juhtus, oligi see, et Evar jäi lihtsalt kooli natuke hiljaks, aga muidu oleks võinud täitsa, ma ei tea, olla nii, et magame kella 10 või midagi. Ja teine kord oli ka, et panin õhtul telefoni laadima, aga unustasin selle sisse lülitada. Ja hommikul mõtlen, et varsti ilmselt äratuskel heliseb ja ma olen täiega hommikunega, nii et ma ei järka ka kunagi hommikul lihtsalt niisama vara ülesse. Ja keeran teist küld ja mõtlen, kui hea, et äratuskel pole veel helisend ja keeran teist küld ja niimoodi 3 korda ja Püha Vaim nagu tuletab meelde, et Johanna, et äkki sa nagu ikka vaatad kella, et mitte lihtsalt, et vaata kas või kella ja maga siis edasi nagu. Ja siis vaatasin kella ja jälle niimoodi, et 15 minuti pärast peame kodust väljas olema. Ja Sädel oli ekskursioon sellel päeval, nii et ma ei tea, kuidas meid mõlemad korrad sattusid laste ekskursioonide peale. Aga just, et nagu me ei ole muidu hommikul kunagi ärkvel ja Püha Vaim lihtsalt korduvalt nagu äratab üles ja ütleb, et palun vaata kella, on ju. Ma mingi, äratuskell pole veel helisend, keeran teist külgena. Ja jõudsime ka jälle igale poole, nii et täitsa Jumal hoolitseb. Ja siis üleilmine pühapäev oli ka nii, et mul kõik märkmikus kirjas, et ma olen sõnades ja et Evar on audios ja iga kord, kui Evar on siis helipuldis, olen mina tavaliselt sõnades ja veel Evarile ka, et et sa oled ju täna helipuldis ja kõik ja nii. Ja siis rahulikult siin jalutan ja kõik ja siis Jan küsib, et kuule, et Johanna, kas sa oled täna sõnades? Olen jah. Ja jällegi kõik on nagu kirjas ja nii edasi ja ma ei tea, kuidas lihtsalt nagu peast pühitud, et aga Jumal on hoidnud.
ja siis nüüd üks päev oli ka siis siuke asi, kus ma unustasin ära, et ma pean tundi minema. Siis ma läksin, ma ei tea, ilmselt oli see vaheaeg ikka õigel ajal. Siis ma läksin veel 8. klassi õpilaste juurde, et kus te lähete, et mis jõulupeo proovi, et nagu minu tunnist on ju, et miks te läbi midagi rääkinud ei ole, et noh, võib minna küll, aga viisakas on nagu öelda, et me lähme proovi. Ai, meil ei hakka sinuga tund. Mul on siis vaba tund või? Väga tore. Ja siis jalutan üles korrusele õppejuhi juurde, ütlen, kuule, et mul vist näed, vist tea, et vaheaeg ikka tuleb, on ju, et mõtle pea nii sassis, et arvasin, et hakkab nendega tundi ja hakanudki. Siis ta ütles, et ei, aga et sul on, vaatas sealt tunniplaanist järgi, aga sul on 9. klassi tund. Ja siis, no mingid sellised asjad, aga siis, ja, et tuli jutuks, muidu ma oleks võib-olla jäänud siin õpetajate tuppa teed jooma või midagi. Nii et Jumal hoolitseb ja tuletab asju meelde. Ja siis teine punkt on, et Jumal hoolitseb, siis kui sa mööda ei pane ka, vaid lihtsalt hoolitseb. Et ei, on küll näiteks üks siuke tore asi, et tulin ka kogudusse ja tunnen, et huuled nii kuivad ja tavaliselt alati on see huulepalsam kotis. Ja siis ei olnud, ja just Virve tuleb minu juurde, et kuule, et Johanna, et näed, mul on südames sulle anda. Huulepalsam, ütlesin, jess, mingi keerasin kohe lahti kohe. Et just oli koju jäänud, just tunnen, et huuled nii kuivad, et nii kahju, et koju ununes. Ja siis meil oli selline lugu, et meil hakkas ühel vanemal autol siis ülevaatus lõppema ja kindlustus lõppema ja noh, me teadsime ka, et ega me uuele selles mõttes, et ülevaatuselt me läbi ei saa ja see auto nagu sellega on kõik, et tuleb uus auto. Nii et ja tuleb ka. Aga ja siis 2 nädalat ennem, kus ülevaatus läbi sai, see auto hommikul tööle mind viis, aga koju tagasi enam ei toonud. Nii et siis see seisis seal parklas, kõik arvasid, et õpetaja Johanna on siis 24/7 tööl kogu aeg. Igatahes. Ja siis kolleeg tuleb minu juurde, et kuule, et mul isal on Romula, et tahad, et viime ära umbes selle auto ja saad raha. Ja okei, et väga hea. Noh, et ise ei pea mitte midagi tegema, siis ma olin nagu, et küll me varsti ära viime, et üks hetk tuleb meil see nagu aeg, et võtame ja lohistame selle siis ära ja siis Sander pidi kuskile Romulasse vaatama või mis iganes, et sealt Romulast oleks siis 160 eurot saanud, aga siis kolleeg ütles, et kuule, et 200 eurot ja viime ise minema. Tänu Jumalale, nii äge, et pea ise mitte midagi tegema, rahulikult lased asjadel olla ja kõik Jumal hoolitseb. Ja siis meil oli teisel korrusel siis kraanikausi voolik lõhkes, nii et järsku olime mõlemad üleval korrusel, järsku mingi hull, mõtlesin, mis hääl see nüüd on, nagu niimoodi purskas järsku sealt voolikust vett, et mingisuguse 15 sekundit umbes, kui me jõudsime sinna ja juba terve see põrand ujus. Ja siis mõtlesime, et tänu Jumalale, et see oleks võinud juhtuda siis, kui me oleme kodust ära, jõuame alles õhtul või isegi kui me oleksime olnud sellel hetkel allkorrusel, me poleks kuulnud. Et me olime ise just teisel korrusel ja kuulsime seda, et pärast mõtlesime, et appi, et nii tänulikud lihtsalt Jumalale, et sest ta oli seal otsi andmas juba nii, et millalgi oleks juhtunud, aga et just siis, kui me olime kodus. Nii et. Ja siis Jumal sellel aastal siis oli selline lahe koolitusprogramm, kus siis sellised inseneriettevõtted, suurettevõtted toetavad siis reaalteaduste õpetajaid, põhikooli reaalteaduste õpetajaid ja selline vahva koolitusprogramm, kuhu siis saab kandideerida ja siis keegi, ma isegi tean, kes mind nomineeris, aga ise nagu sinna kandideerida ei saa, aga sinna saab nomineerida keda, kes mind nomineeriti ja siis pidi sinna kandideerimisvideo saatma. Ja just see aasta oli niimoodi, et ma kevadel lõpetasid 9-ndikud, kelle klassijuhataja ma olin. Ja mõtlesin, et ei, nüüd järgmine aasta ma tahan natukene tegeleda nagu sellega ka, et ma aineõpetajana arenen ja tegelen nagu, panen rohkem tähelepanu, see klassijuhatamine võtab nii palju aega, et siis ma tundsin, et ma tahaks nagu seda aineõpetaja tööd paremini teha ja siis kevadel kohe tuligi kiri postkasti, et sind on nomineeritud ja saad kandideerida ja tänu Jumalale siis sain sinna programmi. Et see oli hästi, juba selles mõttes, et igatepidi ülilahe programm, aga lisaks veel seal programmis osalejad said veel 13. kuupalga ja siis veel õppematerjale tellida 2000 euro eest, nii et nii äge. Et siuke suur õnnistus oli see aasta, et Jumal hoolitses. Ja siis suvel me tegime oma garaaži peal siis
remonti natuke, või no mitte remonti, aga lihtsalt, et kui me nagu selle valgustuse panime, et saaks seal korraldada minu isa sünnipäeva. Ja siis üks tuttav töötas värviettevõttes ja siis just mingi 6 aega ennem seda, kui me hakkasime siis seal toas tegutsema, ta oli öelnud, et tal vedeleb siin värvi, et kas me ei tahaks kuskil kasutada ja ma ütlesin, et ei, et vist praegu ei tule pähe, et oleks vaja. Ja siis tuli meelde, et kuule, et ta pakkus ju värvi, et küsin. Ja siis ta ütleski, et jah, et tal juba sealt töö juurest öeldi, et ma ei tea, kas need olid, mina ei tea, miks see jääk oli või mis korralikud värvid, selles ta ei olnud minu arust aegond ega midagi sellist ka, et miks neil oli siis selline olukord, et kui ta sealt ära tuli, et ta siis nii palju sai kaasa, aga siis tal oligi öeldud, et ei, et seda müüa ei tohi kellelegi, et kui võtad, et umbes kasutad oma tarbeks, et siis ta ütles, et ei, ma ei tohigi seda müüa, et ei, ma annan niisama. Nii et saime päris suure ruumi siis valge värviga ära värvitud niimoodi tasuta, et Jumal hoolitses selle eest. Ja siis ükskord siin koguduses oli ka niimoodi, et hakkasime ära minema, oli see osaduslaud ja siis, et kuule, et kohvikoor, et võtke kaasa. Mis kohvikoor, me ei joogi nagu kohvikoorega, me joome alati piimaga ja et ei taha ja et mis. Ja siis ei, võta ikka kaasa. Ma mõtlesin, hea küll, ma võtan siis kaasa. Järgmine päev hommikul vaatasin, et mul polegi piima, on ju. Et nii hea oli. Siis tegin selle pudru, tegin kohvikoorega, on ju. Et väga äge. Kuidas Jumal hoolitses, et ma ise mõtlesin, mis asja, et mis ma teen selle kohvikoorega. Ja siis üks päev oli mulle kolleeg tõi mulle mingid juurvilju. Ja siis järgmine päev mul oli planeeritud, ma ei tea, mis mul arus oli, aga ma kuidagi nagu nädalavahetusel mõtlesin, et ma jõuan, et tulen töölt, siis teen mingit pitsalaadset asja, ostsin seal mingit riivjuustu ja singikuubikuid ja asju. Ja siis jõuan koju, siis ma saan aru, et kell on 6, et kui ma praegu küpsetama hakkan, siis lapsed lähevad enne magama, kui nad süüa saavad üldse. Nii et siis just need juurviljad, mis mul kolleeg eelmine päev oli andnud, läksid kohe ruttu püreesupiks ja nii hea, nagu Jumal jälle hoolitses, et selle eest mida süüa. Ja üldse kogu aeg Jumal hoolitseb kõige eest, mida selga panna, millega sõita, et kõik on kogu aeg olemas ja tuletab meelde asju. Ja siis on selline punkt, et Jumal annab tarkust, nii et mis on ka piiblis, on ju selgelt kirjas, aga et tasub küsida. Et näiteks seesama, et kas või tänased need tunnistused, et küsi Jumala käest, et mida siis rääkida, et tema tuletab meelde. Ja siis nüüd see aasta oli niimoodi, et Sander tegi väga ägeda sünnipäevakingituse mulle. Ja siis ma hakkan juba veebruaris mõtlema, et mul ei ole ühtegi ideed, mida teha Sandrile sünnipäevaks ja kogu aeg nii kiire ja siis 2 nädalat ennem sünnipäeva ka mõtlesin, mul ei ole mitte ühtegi ideed, et Jumal, nüüd sa pead küll hädast välja aitama, et ma tõesti ei tea. Ja siis Jumal andis idee, nii et meestel on alati raske kingitust teha, nii et naised küsigi Jumala käest. Et mis hea idee on, Jumal teab. Ja siis Jumal annab tarkust laste kasvatamisel ka. Et vahel on nagu mingid olukorrad ja sa ei tea, et kuidas ma peaksin toimima või mis ma peaksin tegema. Et siis Jumal annab nagu sellised lahendused, mis sobivad kõigile. Ja annab ka selles mõttes tarkust, et siin ma ei saa nagu väga oma laste huvides pikalt nagu näiteid tuua ja konkreetselt. Aga Jumal armastab meie lapsi nii palju, et ta teab, millal on see aeg, kui nad peavad mingite asjadega vahele jääma. Ja ta annab sulle tarkust, millal mida kontrollida, millal mida vaadata. Ja selles mõttes, et nii nagu Jumal ka meiega tegelikult. Et ta koputab su südametunnistusele päris mitu korda ja annab sul võimalusi ise meelt parandada. Aga kui sa ise meelt ei paranda, siis Jumal leiab kellegi, kes märkab seda, mis sa oled valesti tegemas. Et selle me usaldame vanematena ka, et Jumal annab tarkust ja näitab neid asju, et millal nagu usaldada ja millal kontrollida. Et see on lahe. Ja püha vaim on nii lahe, et ta korrigeerib ka, et vahest on mingid asjad. Nüüd just sõitsin autoga ja siis mõtlesin nagu sellele, kuidas siis Silveri
ma ei tea, miks mul see mõte tuli, aga et Silveri arenguvestlused vist kellegagi rääkisime nagu klassijuhatajatest asjadest ja Silver on muidu siuke viieline, on ju, kõik hästi aga et eriti ei taha nagu sinna arenguvestlusele minna, et iga kord on ikka midagi, et aga ikka see asi on halvasti ja see asi ja nii edasi. Ja kuidagi siuke, et kas peab siis nagu norima kõige üle või niimoodi, on ju. Ja siis Jumal tuletas mulle meelde ühe arenguvestluse, mis mul endal oli ühe tubli poisiga, kes mul klassis on, kus ma ka nagu, muidu on kõik hästi, aga et viimasel ajal ikka see asi ja ikka natukene niimoodi ja nagu. Ja siis nii, et päris äge. et nagu hakkad mõtlema või kuidagi kedagi hukka mõistu või niimoodi, siis Jumal tuletab meelde, et kuule, et vaata peeglisse kõigepealt. Nii, et see on nii lahe, et Jumal korrigeerib. Ja siis, et Jumal aitab meil olla siis valguseks. Et seesama koolitus, kus ma käisin siis see viimane kord, kui me kokku saime, siis meil oli niimoodi väikestes gruppides. Ja siis tõmmata nagu mingi kaardid, kus on need lausealgused näiteks, et ma ei tea, viimati ma nutsin või mulle meeldib kõige rohkem või selline mingites suhtlussituatsioonides sellised kaardid tehtud. Ja esimene kaart, mis mul tuli, oli pühapäeval meie pere. 3 punkti. Nii, et kohe oli võimalus jagada. Nii hea meel. Ja siis sealt üks naisterahvas ütles ka, et siin koolitusel on ka üks osalenud, kes on kristlane nagu eelmise lennu siis inimene, et aga nagu on hakanud nagu viimasel ajal niimoodi, et uurima, et käime ühes ja teises ja koguduses ja nii. Ja siis nii, et ma sain teda kutsuda meie kogudusse, et ma usun, et ta millalgi tuleb. Et ma kutsusin täna, siis ta ütles, et tal on tänaseks plaanid tehtud, aga et mis kell teil muidu tavaliselt on, et ma millalgi kindlasti hüppaksin läbi. Nii, et see on hea meel. Ja et saame nagu sugulaste ees ka olla valguseks. Et minu vanemad ei ole kristlased ja siis nii lahe, kuidas nad iga kord, just ema ütleb, et ma ei tea, et see ikka nagu tundub, nagu ei ole hea mõte, aga teie puhul ei või iial teada. Või mingid asjad ja nüüd olime augustis, istusime siis isa sünnipäeval. Ja mu ema ütles mitu korda niimoodi, et ta on 5 last üles kasvatanud ja et lastel ikka, et kõik nagu saavad oma eluga hakkama ja kõik hästi ja kuidagi, et Jumal ikka andis tarkust, et kasvatada, et kust see tarkus muidu tuleb, et ikka Jumala käest tuli see tarkus, et kasvatada niimoodi ja see on nii äge, et minu ema annab niimoodi Jumalale au, et ülilahe, et selles mõttes ja mitmed veel sellised asjad. Nüüd oli see aasta siis need, kes eelmine aasta lõpetasid, 9-ndikud. Ma tegin neile see aasta ka kõigile piparkoogid. Ma muidu olen iga aasta neile leidnud nimelised piparkoogid ja see aasta tegin ka kõigile. Ja siis ma mõtlesin, et 23 õpilast, et võib-olla 4-5 tükki, kellele ma saan siis niimoodi jagada, et kutsusin, et tulge siis sinna jõulupeole või oma piparkookidele kooli järgi ja 14 õpilast käis ise oma piparkoogil järel, ehk siis nad tulid nagu kooli, nad olid lõpetanud, aga nad tulid, et see on nagu mul nii hea meel, et ma sain siin aasta lõpus ka, kui nad lõpetasid, et siis muidu ka, kui nad küsisid, siis ma sain evangeeliumi jagada, aga niisama ma ise nagu väga palju rääkinud, et üks poiss on mul seal, täna hommikul palvetasid ka või? See oli küll vist, jah, paletasin küll, et üks siuke tüüp mul on seal, kes vahepeal niimoodi küsis, et ta õnneks saab siin veel 1 aasta meie koolis käia, nii et siis saan talle veel valguseks olla. Et selles mõttes see on hea, et nagu saame olla valguseks ja jagada nagu seda armastust, mis Jumal on meile pannud südamesse. Ja see on ka lahe, et kui me oleme mingis seltskonnas kuskil, et kuidas Jumal siis nagu muudab ka inimesi meie ümber. Näiteks istusime ka õpetajate toas ja millegi pärast läks neil seal jutt siis alkoholi joomise peale. Ja muidu selles mõttes kõik korralikud inimesed on ju, aga et lihtsalt, et ükskord tead seal isa sünnipäeval või et just oli niimoodi, et see umbes kooliaasta sai läbi ja pingelangus ja mõtlesin, et luban endale. Räägivad seal igaüks siis mingist kogemusest ja et kuidas üks ja teine ja nii. Ja siis mingi, et Johanna, et sa oled nii vaikne on ju. Ja siis järsku hakkavad rääkima, et tegelikult see ikka et targem on ikka mitte ja umbes niimoodi ja kohe, vähesõnaga, et see oli nii lahe, et kuidas nagu algus rääkis, siis mingi, et Johanna, et sa oled ikka nii vaikne ja mõtlesin, mul ei ole mitte midagi kaasa rääkida. Et selles mõttes, et see oli nii lahe, kuidas kuidagi kohe nagu siis
hoopis hakkas jutt selle peale minema, et kuidas ikkagi, et ei, ega ma ka ikka tegelikult umbes ei tarbi nii palju ja umbes, et targem on ja et ma ka ikka parem olen nagu see, kes autoga sõidab ja et umbes niimoodi, et see oli nii tore, kuidas Jumal nagu laseb teinekord lihtsalt istud vaikselt ja siis nagu, et see oli väga, väga vahva. Aga ma arvan jah, et see ongi kõik praegu. Aitäh. Tahtsin kõigepealt tänada kogudust kõige selle eest, mis kogudus on siin Jumalakojas teinud. Tänada Isa Jumalat selle eest, et ta on meid kokku liitnud üheks templiks. Ja see õpetus, mida me saame siit kogudusest, et see on iga päev meiega kaasas. Ja see seeme, mis on külvatud, et see kasvab, laieneb. Ja ma mõtlesin, mida ma räägin, sest et see kõik, mida me oleme kuulnud, see on nagu nii igapäevaseks saanud, et me käimegi iga päev nendes õnnistustes, iga päev selles varustuses, iga päev on meil võimalus seista vastu haigustele, seista vastu kõigele kurjale, mis ei kuulu meile. Ja selle õpetuse läbi me saame olla sõnakuulelikud pühavaimule. Me just nimelt saame olla. Ja tähele panna seda, et kui me mingis olukorras oleme, et me õpime toetuma pühale vaimule, et me ei mõtle oma mõistusega või lihaga, kui on selline olukord, kus oma lihaga ei saa mitte midagi teha. Ja erinevad olukorrad, kus me oleme õppinud, nüüd räägin enda kohta, et ma olen õppinud lihtsalt automaatselt sa tegutsed, sa lihtsalt paned käe peale, sa hakkad palvetama, kui on mingi situatsioon. Või siis see, kui sa hommikul tõused, sul on hääl ära, sa lihtsalt paned käed peale, ütled Jeesuse nimel, mul on hääl puhas, mul on tervis korras, sest Jeesus on surnud minu eest. Siis kõik need asjad, kui nad saavad meile igapäevaseks, siis me võimegi iga päev käia tervises, rõõmus, rahus. Ja ma olen tunnistanud, et lapsel oli palavik ja panen käe peale ja paari tunni pärast see kõrge palavik on lihtsalt kadunud. See saab nii elementaarseks osaks meie elust, et me isegi ei pane tähelegi, kui hea Jumal on, et ta teeb seda iga päev. Ja iga päev me saame käia selles tervises, selles rõõmus. Aga me ei tohi minna hooletuks või tähelepanematuks, olles selle kõige hea sees. Sest et kui sa üks päev lihtsalt kõnnid tööle, nüüd ma räägin teisipäevast, räägin kohe välja, siis ma olin ise natuke šokis pärast. Lähen hommikul tööle, kõik on täiesti tavaline, hommikut alustan, lihtsalt tänan Jumalat, olen Jumala ligiolus ja annan päeva Jumala kätte. Ja siis hakkad oma igapäevaseid toimitusi tegema ja siis pühavaim juhatab, mida teha, mida mitte teha. Ja lähen siis hommikul, jõudsin nii kaugele, et Estonia juures seal on bussipeatus ja sadas korralikult vihma. Olukord oli natuke teistsugune nagu tavaliselt ja siis ma mõtlesin, et ei hakanud vihmavarju kaasa võtma, tõmbasin kapuutsi silmini pähe, tulin bussi pealt maha. Seal oli nagu selline olukord, et otse läheb kõnnitee, siin ääres oli terve sein, oli maja, aga maja alt läks angaar läbi. Ja siis siit vasakult poolt ma tulin rolli pealt maha, põhimõtteliselt oli troll mu kõrval ja panin kapuutsi pähe, aga siis üks auto arvas, et ta jõuab enne trolli keerata trolli eest läbi sinna angaari alla. Kõps, ma olin pikali maas. Et päris paraja obaduse sain, aga selles suhtes tänu Jumalale inglileerid, ma arvan, hoidsid ja kaitsesid. Mul isegi mitte ühtegi sinikat ei tulnud. Paar päeva nagu tundsin, et jalg nagu tuikas, aga lihtsalt ma tahtsin öelda, et me peame olema kogu aeg valvel, sest et kui me teeme otsuse, et me käime koos Jumalaga, et astume Jumalale veel lähemale, kui me seni oleme olnud, kurat läheb ka kavalamaks, et ta otsib kohti, kus ta saab sind rivist maa tõmmata. Aga tänu Jumalale me oleme hoitud ja kaitstud kõige selle sees. Ja
ega ma praegu ei oskagi öelda, sest et läbi aasta on olnud nagu erinevaid kohti, kus lihtsalt see õpetus, mis on meie sees, see lihtsalt, ta tulebki nagu püha vaimu juhtimisel välja, et kui kellelgi on mingi haigus või häda, siis sa paned käed peale, palud ta eest. Ja isegi töö juures on inimesi, lihtsalt ta tuleb see juurde, kutsub, et kui mul on see häda, et kas sa palvetad mu eest, siis lähme kõrvale tuppa, paneme ukse kinni ja palvetame. Et Jumal saab teha igal pool tööd, kus me liigume ja mul on väga tänulik Jumalale selle eest ja selle koguduse eest. Nii, tere siis kõigile. Ma mõtlesin ka, millest ma jagan, aga mida ma kõige rohkem praktikas olen viimasel ajal pannud, oleme evangeeliumi kuulutanud. Ja see tuligi mul südamesse, et julgustada, rääkida seda. Ja me oleme nüüd teinud iga nädal laupäeval läinud välja ja me oleme päris pikalt seda Jumala sõna jaganud. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma nüüd räägin, aga ma leidsin endale ka üles kirjutatud mõned siin, mida me oleme teinud, sest nii pikalt oleme juba seda sõna jaganud. Ja kui palju see on, kas mina leidsin märkmed, mul oli septembrikuust, kus me jagasime Jumala sõna ja tänavatel ja ma leidsin, et kuulutasime seal mitmele naisele evangeeliumi. Ja me saime palvetada inimeste eest, et siin üks 85-aastane proua, kes oli südame rütmihäired ja Jumal puudutas teda. Ja siis oli üks naisterahvas, kes jälle sai 85-aastane, millegi pärast mulle tulevad teele just vanemad inimesed ja sai päästetud. Ja siis oli üks naisterahvas Tamara, kellel oli seljaga probleem. Palvetasime tema eest. Ja mitmed inimesed on nende aegade jooksul saanud päästetud. Et tegelikult see on külv ja see on hea külv inimeste eludesse. Ja hea on astuda välja ja palvetada inimeste tervise eest. Ja ma mäletan üks 80-aastane Vello ka siin oktoobrikuus, kui me olime seal tänavatel ja temal oli mingid tasakaaluhäired ja panime käed peale talle ja kohe see muutus, nagu ta ütles, et midagi toimus. Ta sai selle Jumala puudutuse osaliseks. Ja mitmed, kellele me oleme rääkinud, on saanud päästetud ja nad on selle otsuse teinud. Ja eile ka, kui me läksime tänavale, Joosepiga olime ja oli siis Marja poe juures olime seal, terve grupp mehi oli seal purjus, parajalt napsitasid seal. Aga kui ma ise üksi ei oleks läinud, aga Joosepiga oli hea minna. Ja nad rääkisid vene keelt ja seal oli üks nooremapoolne meesterahvas. Ja hakkasime temaga rääkima ja eesti keeles. Mul on vahest niimoodi mõtted, et okei, et ta nagu, ma pean vene keeles. Joosep oli väga tubli, et rääkisime talle eesti keeles ja kuulas. Ma ei tea, kas teised seal nüüd aru said sellest kõigest, mida me jagasime seal. Aga sõna sai välja külvatud. Ja usume ka, et see on hea töö tegelikult, et me oleme saanud sõna kuulutada. Ja eile oli veel ka üks hea tunnistus, üks vanem proua. Vene rahvusest vene proua ja temaga sai nagu pikalt räägitud. Joosep siis läks ära juba ja siis ma jäin taga pikalt jutustama seal. Ja ta võttis Jeesus oma südamesse, palvetasin ta tervise eest, tal olid peas ka nagu häired või sellised, pearinglus oli. Sest ma olen ka palvetanud inimeste eest ja olen näinud, Jumal on tervendanud ja teinud tööd. Ja siis rääkisin Jumala sõna talle pikalt ja julgustasin Jumala sõna uurima ja ta oli, siis lõpus ütles ka, et ta kuskil kirikus käib vist Toompeal või kuskil seal. Aga oli väga selline, väga positiivne, et sõna sai välja külvatud tema ellu.
et see oli üks tore aeg tegelikult, kõik need laupäevad, kui me oleme käinud. Et oleme jätkuvalt külvamas ja panege ka praktikasse, kui sa välja ei ole tulnud, siis külva, kus sa töötad või kus sa iganes oled, et Jumal teeb tööd. Et see oli see, mis me nägime nendel päevadel, et inimesed tulevad. Amen. Ja teine tunnistus on mul, me oleme siin rääkinud külvist ja lõikusest ja 1,5 kuud tagasi siis üks armas õde kogudusest tuli ja õnnistas mind. Ja see kohe tuli mul südamesse, mida? Kohe nägin, et ei, ma tahan külvata. Ja ma külvasin selle, ma teadsin, kuhu ma külvan ja ma külvasin selle. Ja siis läks nagu natuke edasi, üks paar nädalat, siis tuli mul endale südamesse üks summa, et ma tahan külvata ja ma tegin seda. Ja tegelikult see käis nii tugevalt mu südame, et ma tahan külvata. Ja tegelikult oli see viimane raha, mis mul seal oli, võtsin arvelt ära ja külvasin. Ja nii tore ja armas on Jumal, kuidas ta käitub, teeb huumorimeelt Jumalale. Ja ma külvasin selle ära ja Jumal hoolitses kohe, et ta tuli üks armas õde, õnnistas mind ja ma olin jälle varustatud. Et see on nii hea koos Jumalaga käia, et ta näeb meid ja ta hoolitseb meie eest. Et me oleme saanud sõnast osa ja meil tuleb see lõikus, et lähme julgelt edasi uude aastasse ja et me saame rohkem inimesi ja hingi tuuma Jumala riiki, aga meie saame rohkem külvata. Jumal on nii hea. Amen. Et lähme julgelt edasi. Jumal on meie üllataja ja ta tahab meid üllatada ja meid õnnistada. Aitäh! Jumal on väga palju aidanud. 2 juhtumit, mis mul nagu võib-olla rohkem esile tulid. Üks oli siis ükskord, kui ma hakkasin Saamelisid viima kogudusest bussijaama. Jäime seisma Kristiine keskuse juures. Ma olin vist 3. auto või 4. auto. Ja siis, kui tuli aeg minna, siis auto enam ei käivitunud. Ja Saamelil on vaja bussi peale jõuda, et õigeks ajaks jõuda. Käivitan, auto absoluutselt ei tee mitte midagi. Ja ma sain aru, et see ilmselt ei lähe kuskile siit. Ja siis ma seal foore sütis ja kustus korduvalt seal, kui ma proovisin ja siis ma mõtlesin, et kõige õigem, et bussiga ilmselt Saamele ei jõua, et kui keegi peatub foori taga, et siis küsin, et kas te saaksite ära viia Saameli. Ja esimene auto, kellelt ma küsisin, see oli kohe nõus. Et Saamel jõudis bussi peale vist 3-4 minutit enne aega, nii et ja ka minul läks hästi selles suhtes, et kutsusin siis järgi treileri. See oli siis nõus võtma peale auto, tulema siia Lidli juurde võtma Joosepi veel mul väikse peale. Rebecca tõi Joosepi mulle ja Kadrinasse ära viima meid. Nii et me jõudsime napilt enne, see oli see valimispäev täpselt. Nii et me jõudsime Kadrina sinna töökoja ette sellisel hetkel, kus töökoda oli lahti pühapäeva õhtul. Ja me jõudsime nii õigel hetkel, et kohe oli hakkamas seal kõrval on kohvik valimispidu, nii et kui me oleks natuke hiljem jõudnud, siis see treiler poleks sealt ilmselt sisse mahtunud. Sest volikogu esimees ja need kõik järjest tulid, kui me kohale jõudsime. Muidugi autoremondi töökojas ehmatati kõigepealt ära, et pime ka, neil on endal valge buss. Tappi. Mõtlesid, et neil endal teine mees pidi Lätist või Leedust, kus ta sel päeval tuli, et tore, nüüd nende enda buss on rikkis ja tõid õnnelikud, et see ei olnud nende oma.
ja ka esialgu lubati alles 17. november, et sinna ajani pidi olema tähtaeg või need tööde järjekord, aga tehti ikka minu meelest ikka tunduvalt kiiremini, kui mis oli ligi 6 aja pärast siis lubati, et tehti korda ja me saime suhteliselt kiiresti jälle. Järgmine pühapäev saime, nii et nad laupäeval tegid ja pühapäeval saime tulla juba kogudusse jälle autoga. Et ma arvan, et see, et kindlustusfirma oli nõus maksma treileri eest Kadrinasse ära viimise, sest muu variant oleks see, et kuhugi Tallinnasse viia. Mul oli küll järgmine päev ülikooli nädal, et ma olin iga päev Tallinnas, aga see oleks märksa ebamugavam olnud, kui Kadrinas seda remontida. Et sai korda, et nii-öelda väiksest viperusest, aga nii palju nagu armu ja abi, et Saamel jõudis õigeks ajaks bussi peale ja mis muidugi esialgu käivitada, et natuke närvis, aga ma ise tajusin, et ma ei olnud nagu, kui Saamel läks ära, ma ei olnud nagu närvis selle üle, et ma Kristiine ristmikut nagu stoppama panen ja ummikut tekitan, sest kui sa oled 3. või 4. auto, siis sa ikka oled teistel ees. Et üks suur ristmik ikkagi Tallinnas. Ja teine juhtum, kus ma nägin, et Jumal tegelikult andis üleloomuliku rahu, oli mul siin hiljuti tööalaselt, tegelikult ei olnud nii hiljuti, umbes 6 aega tagasi. Mu tööpäev hakkas lõppema, võib-olla 5 minutit oli jäänud ja siis helistas üks nagu Rakvere linnale väga oluline teenusepakkuja ja oli minu peale äärmiselt pahane. Sellepärast, et mina ajan nii-öelda taga, et täpselt andmed kõik vastaksid nii, nagu andmebaasides on ja mina ei ole nõus kinnitama lihtsalt umbes, ja siis ta ütles, kui südametu ma olen ja kõik ladus ette, nii et kabinetikaaslased olid väga kohkunud, sest natuke on kuulda, kui keegi helistab mulle ja ta oli väga-väga pahane mu peale. Ja siis tööpäev sai mööda, ta lõpetas kõne ära. Mina muidugi helistasin siis, olin natuke ikkagi üllatunud, aga ma tajusin, et selle kõige keskel oli nagu selline rahu, et kui ta ütles, et sa oled täiesti südametum ja ütlesin, sul on õigus seda arvata, et mina ei saa midagi teise arvamuse vastu ja esmakordselt ma tean, et see inimene saatis mul õhtul veel vabanduskirja, ma järgmine hommik nägin, et kuidagi, ma ei tea, kas see oli siiras, ma loodan, et see oli siiras, aga see oli minu jaoks nagu see, et ma suutsin rahu säilitada selle juures. Kuigi muidugi pärast räägid Rolandile, et mis juhtus ja kolleegid kuulsid ja olid ehmunud. Aga kõige selle juures siiski tegelikult ma nägin, et oli üleloomulik rahu, nagu tol korrasel Kristiine ristmikul, et inimlik oleks olnud nagu väga närvi minna, sest ta lubas, et ta teeb kõik selleks, et mind lahti lastaks ja kõik mida veel, et ma usun, et see oli Jumal, kes aitas mind nendest olukordadest läbi. Ja selliseid väiksemaid asju, nii-öelda väiksemaid küll ka, Johanna tunnistas siin, et magama jäänud, et on mul ka olnud, et kus on vaja hommikul kell 4 tõusta, et ülikooli sõita ja siis tavapäraselt ma ikkagi ärkan oma kella peale või Roland äratab ülesse. Ükskord ka Roland ütleb, ülikooli ei pea minema või ma ei olnud üldse tundnud kella käe peal, et see helises, et rongi peale jõuda, aga õigel ajal täpselt, et selliseid nii-öelda näiliselt väikseid asju, aga mis on nagu olulised või mõni töö, et ülikooli töö saab, kõik on saanud ikkagi tähtajaliselt esitatud ja seni pole midagi tagasi saadetud, et ma usun, siin on ka Jumala abi ja arm, et need asjad on saanud tehtud. Aitäh. Roland. Julgus, üleloomulik julgus. Et jah, see on üks suur julgustükk tulla mul see ette tunnistama.
jah, et pastor Jaanus ka siin aeg-ajalt mainib, et oma jutluses inimesi, kes ütlevad, et kui nemad kantslisse saavad, siis küll nemad jutlustaks. Et ei tea mina, kes need on, kuid mina see kindlasti ei ole. Aga ma saan sellest üle ja tunnistan ikkagi nii. Kui kedagi teist ei peaks kõnetama, siis äkki mul endale ma ei saa tunnistus kuulda. Nii, minu tunnistuse peategelaks on üks põikpäirne pirnipuu ja teemaks on asjadega rääkimine. Pärast Kadrinasse kolimist, oli vist järgmine aasta, ostsime omale aeda 2 pirnipuud. Mulle Pepi ja Janele Saaremaa punane. Tegime neile ilusti augumaasse, panime alla hobuse seda sammust number 2, kärpisime oksi ja muud. Nii, minu Pepi läks juba järgmine aasta õide ja kannab vilja iga aasta. Kuid see saarlane ei olnud võtnud 3 aastat vedu. Siis sel kevadel aias toimetades enne lehte minekut ütlesin sellele saarlasele, et kui sa sel aastal vilja ei kanna, siis kaevan sa välja ja lähed ahju. Ja sa hakkad vilja kandma. Ja seda see ajandas mind seda puud ähvardama Jeesuse tegutsemine Luuka 4:38-39, kus ta ähvardas Peetrus ämma palavikku ja see lahkus temast. Aga kuna me oleme osa Kristuse ihust, siis võime, isegi peame seda tegema samu tegusid, mida Jeesus tegi, isegi ähvardama olukordi. Ja minu antud juhtum oli siis puuviljatus, see nii-öelda haigus või probleem. Nii, mis siis see saarlase sai, hakkas sel aastal vilja kandma. Võitses ilusti kevadel ja sügisel pirnid valmis. Muidugi palju pirne ei saanud, sest meil on seal sukke nuhtus nagu künnivaresed. Et need hävitavad korralikult saake. Nii, ja siis teine näide, kus Jeesus rääkis puuga, on Mattuse 21:18, et kus ta ütles viigipuule, et ärgu iialgi enam kasvu sinust vilja ja kohe kuivas viigipuu ära. Et siin paar nädalat tagasi lõppes meil see jutluse seeria Sulle saab see, mis sa ütled, siis pastor Jaanus mainis seal see sama kirakohal, et miks Jeesus ei öelnud viigipuule, et hakka vilja kandma, et ma saaks söönuks. Et ma ise arvan, et vastus peitub meie sõnades, sõnade väes, mida nad sisaldavad. Et Jeesus tegi puust ja punaseks ette, kui oluline meie sõnade valik. Kui juba Jumala poeg inimese positsioonis võib oma sõnadega ühe puu välja suretada, siis sama võime ka meie teha oma eludes, teha sõnadega endale surmavat kahju, olles samas ise Kristuse lihu liikmed. Nii et meie sõnadel on väga suur kaal. Ega Piibel ilma asjata ütle, et elu ja surm on keele võimuses. Et ma isiklikult olen väga palju oma sõnu ekslikult kasutanud, aga õnneks Jumal on armuline, annab meile andeks, kui tunnistame, et oleme eksinud ja olukord pööratakse tagasi meie kasuks. Nii et jälgime, mida me suust välja jääme. Amen. Sind ja die vielen kleinen Dinge, wie Anna auch gesagt nii palju väikseid asju. Jeden Tag passiert irgendetwas. Ja iga päev tegelikult juhtub. Und manchmal stehe ich nur da und ich habe immer dieses Lied im Kopf, Tänu Jesus. Ja ma ainult mõtlen vahest, lihtsalt ma istun oma arvuti taga ja mõtlen see ülistuse laul, et Tänu Jeesus. Manchmal sage ich auch Tänu Jumal. Või ka Tänu Jumalale. Aber manchmal sind es auch die großen Dinge. Aga vahest juhtuvad ka suuremad asju. Wo wir merken, dass wir begnadet sind. Ja kus me näeme tõesti, et me oleme õnnistatud. Ihr wisst ja, ich habe ein paar Firmen. Nagu te teate, mul on mõned ettevõtted. Und Gott hat mir, ich weiß nicht warum, aber hat mir die Verantwortung für 120 Mitarbeiter gegeben. Ma ei tea miks, aga Jumal on andnud mulle vastutuse 120 töötaja ees. Und unter anderem muss ich für diese Mitarbeiter
ja, auch einen Plan machen, was nächstes Jahr passiert. ja ma pean mitte ainult vastutus, vaid ma pean ka nagu plaanima, mis järgmine aasta juhtuma Damit wir hakkab. wissen, wann wir was tun müssen Et me und teame, et millal mida ettevõte peab tegema. investieren oder kaufen müssen. Kas me peame investeerima, ostma, mis iganes. Und dann so am Jahresende, ich glaube, das geht vielen so, dann denkt man sich, was habe ich für einen Plan für nächstes Jahr? Ja siis ma alati mõtlen nagu aasta lõpus, et mis ma järgmise aasta, mida ma olen plaanimas järgmiseks aastaks. Und dein Plan ist dann gut und Gottes Plan, Ja Jumala plaan on siis hea, wenn ihr am Jahresende sagen könnt, ja, hat ja alles geklappt. kui sa aasta lõpus saad öelda, see aasta läkski täpselt nii. Und wenn es nicht Gottes Plan war, wird es auch nicht klappen. Ja kui see ei ole olnud Jumala plaan, siis see ka ei lähe nii. Und wenn es Gottes Plan ist, Aga kui see on Jumala plaan, dann passiert das Wunder, das Unglaubliche. siis tegelikult juhtumas iga päev on imed, On ta üleloomulik. Und dann merken wir, wie begnadet wir sind, Ja jälle, et me natukenegi mõistame sellest, mis on õnnistus. auch wenn es manchmal um uns herum gar nicht so toll Ja aussieht. eriti siis, kui sa näed tegelikult, mis ümberringi toimub. Gott schützt uns. Jumal kaitseb meid, Gott will, dass es uns gut geht. Jumal tahab, et meil läheb hästi. Ich habe also am Anfang des Jahres einen Plan gemacht. Aasta algul tegin ühe plaani selle aasta kohta Wir wachsen dieses Jahr um 10%. ja kasv, mida ma plaanisin ettevõtete jaoks, siis oma ettevõtete jaoks oli 10%. Und ich hab daran geglaubt. Ja ma uskusin seda. Und Pastor Johannes hat oft genug darüber geredet. Pastor Jaanus on meid nii palju selles õpetanud. Du bekommst das, Sa woran du saad seda, glaubst mida sa usud und was du sagst. ja mida sa ütled. Aber dann passiert das. Aga siis Ich schaue nach Deutschland. vaatan, eriti räägin Saksamaast. Der Wirtschaft geht es nicht gut. Majandusel ei lähe hästi. Wir haben 22,5 mehr Insolvenzen als im Jahr vorher. 22,5 korda rohkem pankrotte kui eelmisel aastal. Viele Arbeitslose. Nii palju töötuid. Viele Firmen, die den Service anbieten, den wir anbieten. Nii palju ettevõtteid, kes pakuvad tegelikult täpselt samad teenust, mida meie pakume. Ist der Umsatz gesunken. Nende käive on nii palju kahanenud. Eine der größten Firmen, die haben 450 Niederlassungen in Deutschland. Võib-olla üks nagu kõige suurem seesama teenusepakkuja, tal on 420 filiaali Saksamaal Und die mussten ja 50 reduzieren. ja 50 panid lihtsalt kinni. Nein, bis auf 50. 420 ja alles jäi ainult 50, ehk siis sulgesid 300. Dann steht in der, dann Johanna, steht, palju? 370 suleti. dann steht dann auf einmal in der Presse, Ja äkitselt ma loen ajalehest, die Quartal 3, et näiteks 3. kvartal die Nachfrage nach Arbeitskräften ist um 47% gesunken. 47% on tegelikult see teenus, mida meie pakume, kahanenud. Aber Jan will 10% wachsen. Aga mina tahan 10% kasvu see aasta. Löllbär Kas loll pea bei Usklick. või usklik? Lösung kommt gleich. Einer unserer Mitbewerber hat ein Minus verkündet von 34%. Et üks meie konkurentsidest 34% ütles, et käive on, kasum kahaneb 34%. Und allein in München haben 10 Wettbewerber aufgehört zu arbeiten. Ja ainult 10 minu konkurentsidest firmad, ettevõtted, suured Münchenis panid see aasta äri kinni. Dann kommt der November. Siis tuleb see november. Man schaut, wie der Plan so Ja november funktioniert on see, hat. kus ma enam-vähem tean, et aasta käive ja nii edasi on juba suures jaost peab olema nagu see siis, mis on plaanitud või mitte, et ma suudan juba päris hästi see 11 kuud kokku võtta. Und ich führe meine Firmen sehr christlich. Ja üks asi, et ma juhin oma ettevõtted kristlikust printsiipidest. Da kommt die Versuchung. Ja see nagu see kiusatus, aitäh Kai, kiusatus on olemas. Dann gibt es Kunden, Ja ka kliendid, die haben in diesem Jahr doppelt gezahlt. kes näiteks see aasta maksid arve 2 korda, Insgesamt 35.000 €. 35 000 kokku. Und ich bin 100%ig überzeugt, viele Firmen würden dieses Geld für sich behalten. Ja ma olen 100% kindel, et paljud lihtsalt jätavad selle endale bilanssi. Wenn die das nicht merken, sage ich denen doch nicht, ist doch ihr Problem. Nende probleem, nemad ju maksid, ma ju pole küsinud, et nad arvet topelt maksaks. Wir zahlen das zurück. Me anname selle raha, kandsime tagasi. Ich sehe das als Versuchung.
ma näen, et see on kiusatus Und das ist nicht mein Geld. ja see ei ole minu raha. Und das ist Gottes Geld. Ja see ei ole ka Jumala raha. Und zum Verwalten gehört auch, dass ich es zurückschicke, wenn es mir nicht gehört. Ja hästi majandamine tähendab ka seda, et sa ei võta midagi, mis sulle ei kuulu. Ende November Novembri lõpus haben wir 9,96% mehr als letztes Jahr. 11 kuud panen kokku ja leian, et kasum on olnud 9,96%. 9,96. 9,96, 0,04 minna. Ich denke, der Dezember wird die 0,04 noch bringen. Küll see detsember selle 0,04 toob. Und da sieht man, das ist Gottes Gnade. Ja see on Jumala õnnistus. Wenn du um dich rumschaust, denkst du, um Gottes Willen, Kui sa vaatad ümberringi, siis sa mõtled appi, mis toimub. mured, Meeletud mured inimestel. kiusatamine, Versuchung, Iga päev kiusatused. kommt alles, Kõik tuleb. aber du musst Gott vertrauen. Aga meie asi on Jumalat usaldada. Und du bekommst das, was du denkst, glaubst und sagst. Ja sa saad seda, mida sa usud ja ütled. Und du musst deinen Teil liefern. Ja sina pead oma osa tegema. Und ich fühle mich so begnadet, ich bin so dankbar Ma Gott. olen nii tänulik Jumalale selle õnnistuse eest. Weil für mich ist es wichtig, dass ich diesen 120 Menschen Stabilität geben kann. Sest minu jaoks on oluline, et sellel 120 inimesel oleks stabiilsus. Da sind Familien dahinter Kui sa mõtled, kui paljudel on perekonnad taga und die wollen einen sicheren Arbeitsplatz ja nad haben. tahavad, et neil oleks üks kindel töökoht. Und dann, wenn es drumherum so viele Ja Insolvenzen eriti see, gibt, kui sa näed, mis toimub ümberringi. ist das umso wichtiger. Und ich danke Gott. Ma olen tänulik Jumalale selle eest, et ma saan seda täna pakkuda. Amen. Mitmed rääkisid siin autolugusid. Mul oli ka siuke olukord selle aasta alguses, ma mäletan, kas jaanuar või veebruar, kus sõitsime Tallinnasse vanematega parasjagu saadet salvestama ja mul olid suvekummid all veel. Ei olnud? Kulunud kummid olid. Mul olid need lamellid, aga need olid piisavalt kulunud juba. Ma polnud neid nagu väga... No põhimõtteliselt suvekummiks kulunud, eks ju. Ja siis minu ees on rekka. Ja läheneme Kohilale, seal peab hoogu maha võtma, sest seal oli kogu see Rail Balticu ehitus. Ja millegi pärast ma ei märganud, et see rekka hakkab pidurdama minu ees. Ja ma panen piduri plokki ja mu auto libiseb ühte külge pidi. Ja ma mõtlesin, et kui ta nüüd edasi libiseb, siis ma panen vastu veokit autoga. Ja siis see auto nagu pöördus teistpidi ja ma panin täpselt veokist mööda. Ja me libisisin veel natukene ja niimoodi, et panin väikse kõksu vastu piiret. Niimoodi, et udutuli läks puruks ja kõik muu oli hästi korras, tänu Jumalale. Et kui ma oleks sellele rekkale otsa pannud, siis oleks päris palju suurem probleem olnud. Aga Jumal hoiab isegi siis, kui ise loll oled. Nii et... ja rehvi vahetus oli sealt mingi, mis see on, 300 meetrit. Nii et läksime kohe rehvi vahetusse, saime hea hinnaga rehvid selle alla ja siis oli esi korras. Siis tuli südamesse, et mõtlesin, et räägin natuke seda lugu ka seal taga, et te teate ilmselt, et ma kihlusin siin mõni aeg tagasi, eks ju, ja võib-olla mõndadel on vaja kuulda lihtsalt seda, et kuidas Jumala juhtimine oli ka selles olukorras ja selle aasta alguses ma olin palvetamas selle aasta eest. Ja olin palvetamas selle aasta eest ja siis pastor Jaanus on rääkinud ka sellest, kuidas seal, see on vist esimese Korintuse, ma tea, 14 või on see teise Korintuse 14, aga räägib sellest, kuidas kui me palvetame teistes keeltes, siis me saame palvetada ka oma mõistusega, eks ju. Me palvetame keeltes, me palvetame mõistusega. Me saame välja palvetada neid asju, mida me palvetame keeltes, neid salajasi asju. Ja ühel hetkel ma olen palvetamas keeltes
ja järgmine hetk ma ei mõelnud seda oma mõtetest, aga see tuli minu seest ja ma kuulutasin välja, et sel aastal ma leian oma naise ja järgmine aasta ma abiellun. Ma ise ka ehmatasin selle peale. Ma ei mõelnud nendele teemadele sel hetkel. Ma olin nagu okei, no Jumal, kui sa ütled nii, siis nii olgu. Ja järgmised kuud ma lihtsalt, kui see tuli meelde, siis ma lihtsalt tänasin Jumalat selle eest, et nii on. Ja kõik läks nagu loomulikult ja leidsin oma tulevase abikaasa. Ja siis, kui lähme edasi, siis seal oli mingi hetk, kus see oli juunikuu, kui keegi oli seal Debbie Ritchie koosolekutel Paides, siis seal tuli üks inimene minu juurde ja ütles, et ma tahan su kihlasõrmuse kinni maksta. Nii et juba juunis Jumal korraldas selle, et mul oleks kihlasõrmuse raha olemas. Ja et Jumal juhib ja Jumal varustab igas olukorras, nii et usaldame teda. Ja siis ma olen vist natuke rääkinud ka seda, aga see tegelikult ulatub natuke juba eelmisesse aastasse, kus detsembris Jumal võib täiesti igasuguste asjade läbi rääkida. Ma olin Instagramis, kui keegi teab, mis asi on Instagram, eks ju, ja nägin seal kellegi postitus, üks evangelist pani üles, et midagi selle kohta, et ta teeb videosid Instagrami, kus ta kuulutab evangeeliumit. Ja kui ma nägin seda, siis kohe ma teadsin oma südames, ma pean sama asja tegema. Ja ma mõtlesin, et okei, Jumal, et ma olen valmis seda tegema. Ja ma palvetasin selle eest ja Jumal hakkas ideid andma. Võta see inimene, kirjuta talle, minge sinna, tehke videosid, kutsu sõbrad kokku, sõbrad las tunnistavad. Ja me tegime 6 tunnistusvideot, kus mu sõbrad siis tunnistasid, kuidas nad tulid Jeesuse juurde, kuidas Jumal neid päästis. Panime need üles. Ja nüüd siiani neil kõikidel kokku on 40 000 vaatamist. Need on tunnistusvideod sellest, kuidas inimesed võtsid Jeesuse oma südamesse vastu, kuidas Jumal muutis nende elud. 40 000 vaatamist. Ja see on see, et kui Jumal annab sulle idee, siis kui sa teed seda, siis Jumala soosing on selle peal. Nii et, ja ma usun, et see sama printsiip kehtib ka rahaasjades. Kui sa oled äris, Jumal saab anda sulle üleloomulikku ideid. Kui sa teed see 6 video tegemine ei olnud mingi hiiglaslikult suur töö. Sa võib-olla teed mingi väikse asja ja Jumal annab sulle selle idee ja see paljuneb üleloomulikult. Amen. Ma panin endale ka kirja igaks juhuks, et ma ei unustaks. Aga ma arvan, et tihtipeale tekib siuke mõte, et mis mina ja mis mul ikka see aasta on olnud. Aga Jumal on nii kohal ja nii palju õnnistusi on mul see aasta olnud. Ja ma mõtlesin, et ma panen nagu ajalises järjekorras need siia. Et esiteks lihtsalt edu koolis ja gümnaasiumi lõpetamisel. Et ma mõtlesin, et mina küll mingit kuldmedalit ei saa, et hea kui üldse hõbeda saaks, aga see ei olnud ka mu nagu eesmärk. Ja ma ilmselt pingutasin, aga ma ei pingutanud nagu hinnete nimel. Ja Jumal tõi kuldmedali ja veel õnnistusi sellega kaasa. Ja ma arvan, et see oligi just hea, sest et ma ei tundnud, et see kuldmedal oleks mulle midagi juurde andnud või et kui ma poleks seda saanud, et siis see oleks kuidagi halb olnud, aga Jumal lihtsalt õnnistab. Ja siis tahtsin Muusika- ja Teatriakadeemiasse sisse saada, sest ma tundsin eelmisel aastal, et see on Jumala tahe, et minust saaks siis muusikaõpetaja. Ja ma olin väga elevil ja siis ma vaatasin, et mida mul on vaja, et sisse saada EMTA-sse, lühendatult siis. Ja siis ma mõtlesin, et ma ikka ei tea, kas ma saan. Aga ma kohe võtan selle kirjakoha. Ma hoidsin pidevalt enda mõtetes Jesaja 41:10. Ma kohe loen. Äkki ma muidu ütlen valesti. Nii. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja lihtsalt see kirjakoht ja veel mingid
kindlad, mis mul olid nagu mõtetes ja tegin esimese, see oli nagu 2 päeval erinevad sisseastumised. Tegin esimese ära, mõtlesin, et peale seda, et ei tea ikka, aga et usaldan Jumalat ja Jumal teeb tee sinna, kus ei ole teed. Ja ma sain 10 punkti 10 selle. Siis ma mõtlesin, okei, tänu Jumalale, on lootust. Ja teine läks ka niimoodi, et ma sain sisse sinna kooli ja ma ütlesin oma perele ka, et kui ma nüüd edaspidi peaksin vinguma selle kooliga seoses, siis ärge laske, sest ma olen nii väga tahtnud sinna saada ja see on nii suur õnnistus, et ma üldse olen seal. Aga ja, tänu Jumalale. Ja siis suvel ma tahtsin leida töökohta endale, et koguda raha, kuna ikkagi Tallinnas elamine ei ole päris naljaasi. Ja tükk aega ei leidnud tööd ja otsisin ja isegi sain nagu intervjuudele, aga mingisugused, ma ei tea, mingi asukoha pärast või millegi iganes pärast kuidagi ei klappinud, ei saanud tööd, mõtlesin, et mis asja. Ja ma nagu uskusin, et ma saan töökoha, kus mul on nädalavahetused vabad või et vähemalt ma saaks pühapäeviti koguduses käia. Ja siis mõtlesin, et okei, et las siis olla, et ma nagu ei muretse selle pärast. Ja siis mul on kodus vanavanematel nagu pereäri, gaasifirma. Ja siis mu vanaisa oli nagu, et kuule, et äkki tahab meile tööle tulla suveks, et nagu abi oleks vaja. Siis meil nagu, jaa, see on pühapäeviti on suletud. See oleks tore. Nii et ja, Jumal väga õnnistus ka sellega. Ja siis ma tahtsin veel juhilubasid saada. Olen tükk aega proovinud neid saada varem. Ja suvel tõesti Jumal tegi ime. Tegin mitu korda küll eksamit, aga sain läbi. Tänu Jumalale, see oli tõesti minu jaoks nagu Jumala ime, sest et ma sellel hetkel ka, mul tulid mingi väiksed vead. Ma muidu tundsin ennast nagu enesekindlalt, aga kuidagi mingid väiksed vead ikka tulid, aga see eksamineerija oli ka kuidagi nii helde ja kuidagi nagu hästi õnnestus. Ja siis pärast veel tegime Saamoniga kõne, siis ta ütles, et ta oli keeltes palunud, nii et valvejõud on ka vägev. Nii et tänu Jumalale. Ja siis üldse nüüd septembrist alates koolis hakkama saamine ja nagu Tallinnas üksi elamine on olnud nagu ikkagi üsna suur samm mu jaoks. Ja Jumal on nii õnnistanud ka rahaliselt ja tõesti hoidnud ja see nagu, ma sain ühika koha ka, sest paljud ei saa ja ma sain nii hea toa ja lihtsalt Jumal on nii õnnistanud ja kõik arvestused on hästi läinud. Okei, eelmine nädal kukkusin 1 testi läbi, aga see nädal ma sain 90% läbi, nii et tänu Jumalale. Aga ja, Jumal on väga varustanud ja suvel ma hakkasin ka esitama kristliku sisuga laule, et ma olen varem ka esinenud enda lauludega ja siis nüüd ühel kontserdil mind kutsuti esinema ja siis ma ütlesin, et et kui ma neid laule võin laulda, siis ma võin tulla. Et kui ei sobi, siis ma ei tule. Ja neile sobis ja esinesin ja see oli küll siuke esinemine, et sealt ma väga palju tagasisidet ei saanud, kuna nagu inimesed käisid edasi-tagasi, see oli nagu rannas ja nii. Aga mu isa, kes ei ole kristlane, ta ütles pärast selle peale, et väga julge oli. Ma olin nagu, olgu. Aga ja ma olen nüüd saanud 2 korda ka veel esineda nende lugudega ja see ongi huvitav, et ma olen mõelnud varem, et evangeeliumi kuulutamine tundub nii hirmus ja et ei appi, aga ma ei tea, kui ma olen laulnud, siis ma pole nagu mingit hirmu, siis ma pärast olen mõelnud, et mõni lugu on küll siuke, mis ongi üsna nagu evangeelium, et ma ei tea, siis jah. Aga ja lihtsalt minu jaoks on see huvitav, kuidas ma olen sattunud kokku EMTA-s, meil on siuke väike nagu sõprade grupp 3 ja kuidas lihtsalt Jumal nagu kuidagi toob teatud inimesed kokku, et nad ei ole kristlased, aga meil on kuidagi nii hästi klappinud ja meil on üsna sarnane nagu
minevik või justkui nagu olnud sarnased probleemid ja ma olen nii palju viimasel ajal saanud ka rääkida, et kuidas ma olen nendest probleemidest välja saanud, et näiteks mingi ärevus või igasugused vaimse tervise teemad ja ma olen lihtsalt saanud hästi palju rääkida Jumalast ja see on olnud hästi tore, endale ka julgust juurde andnud. ja lihtsalt see kirjakoht ka terve aasta, mis on 2 Korintlastele 12.9, mis räägib lihtsalt sellest, et meie nõtruses saab tema vägi täieliseks. Et see on lihtsalt terve aasta olnud. Et eriti EMTA-s ma vahepeal tunnen, et ma ei ole, mu muusikaline nagu taust ei ole nii tugev kui paljudel, kes seal on. Ja Jumal ikkagi nii varustab ja iga enne tundi, mis iganes tund on, ma iga kord palun Jumalat, et aita mind ja anna mulle nõu ja anna mulle tarkust ja ta annab ja ta väga aitab. Ja ma lihtsalt olen väga tänulik, sest ma ei tea, ma olen siin Tallinnas nagu oma mullikeses, ma olen oma toas seal üksinda, mul on nii palju rohkem aega Jumalaga koos olla, mis on super. ja ma olen väga tänulik. Jah. Ja Jumal teeb iga päev imesid, nagu Jan ütles, et tahtsin Rolandile öelda, et sa pead kaarnatele ka ütlema, et nad kaovad ära. Nii palju on olnud, sellepärast ma toongi võib-olla selle poole välja, et võib-olla me oleme rääkinud 1% sellest, mis Jumal on teinud, aga Jumal teeb nii palju ja imesid iga päev. Ja me isegi väga palju ei tea, mis keegi nädala sees on andnud, mis ta on jaganud, mis ta on teinud. Ja et Jumal näeb ja see saab ükskord, sellepärast meil taevas ongi igavik, et me saame nägema seda, mis inimesed on teinud. Ma toon ühe loo võib-olla, mis täna juhtus sellepärast välja, et mõned asjad, et sina seda ei teeks. Ma läksin hommikul Kristiine keskusesse ja ma tulin kotiga ja ma nägin, et üks vana naine, tal oli 2 kotti ja ta käis raskesti. Ja mul tuli korra mõte, et ma aitan teda, et ma küsin. Ja siis tuli igast mõte, et aga sul on endal kott ja seal on ristmik ja võib-olla ta läheb sinna ja sul on vaja hoopis sinna minna. Ja see ongi see, kuidas sa nagu, kuidas me paadutame oma südant. Läksin peatusesse ja nägin, et see naine tuli, ma ootasin nii kaua bussi. See naine tuli oma kottidega ja ma ütlesin, et ma märkasin teda, et ma peaks talle evangeeliumi rääkima. Siis vaatan, et üks buss tuleb, et ma ei jõua. Siis ma ütlesin, ei, hakkasin otsima, et jõuan või ei jõua, aga ma otsustan, et ma teen ära. Mul tuli meelde see, mis Joosep on rääkinud siin evangeeliumi nendel tundidel ka, et astu välja ja tee, mis su südames on. Ja ma lihtsalt võtsin kotis selle, ma kannan iga päev kaasas need, mis meil seal taga on ka, päästmispalve ja siis need tunnistused, mis meil on. Võtsin need välja ja ma olin ostnud kooki ka siia laua peale, 4 karpi ja siis ma võtsin ja ma tundsin südamesse, et ma annan talle 1 karbi, et mis siis, kui meil seal laua peal natuke vähem on. Et see ei ole nii suurt tähtsust kui see, et see inimene. Ja ma läksin ta juurde ja ütlesin, et mul tuli südamesse sulle see anda pühadeks ja et ma käin koguduses ja annan sulle ka need tunnistused. Ja ta oli kuidagi nii, rõõmsaks läks tegelikult. Ta oli näha, et ta on vanem inimene ja võib-olla ei saa endale kõike lubada. Ja siis ta võttis selle koogikarbi ja see buss oli tema oma, kas minema. Ja kuna tal oli see koogikarp ja siis need 2 kotti, siis ta jõudis sinna vaeva sinna ja siis need inimesed seal bussis nägi, et ta vajab abi. Ja see oli see buss, millega oleks mina ka koju jõudnud. Ja mõtlesin, et jälle. Ma olin enda peale nii pahane ja mõtlesin, et Jumal, anna mulle andeks. Ma oleks pidanud teda, et kohe, kui see mõte tuleb, ära hakka oma mõistusega enam arutama. Nagu Joosep on ka rääkinud, et tegelikult see, mis su südamesse tuleb, tee see kohe.
Sest tegelikult, kui sa teed head, on ju, mis siis halba saab tulla, sealt ei tule ju mitte midagi halba, on ju. Et ühesõnaga, toon selle loo välja, et ära sina nii tee. Reageeri kohe, ära hakka oma mõistusega üldse arutama. Mine ja tee, mis su südames on. See oli kõik. Äkki on kellelgi veel midagi jagada, kes selle mul nimekirjas? Ja, tere õhtust kõigile. Et ma küll ei olnud seal lehe peal kirjas, aga rääkida on alati midagi, on ju. Et selles mõttes, et aga ma tahaksin anda au Jumalale ja au Jumalale laste eest, siis ma räägin enda laste eest. Et ma olen siin rääkinud osadele sõpradele jaganud, et minu suurem laps 2023 aasta jaanuaris siis tähendab abiellus. Sellest saab ju varsti juba mitu aastat, 2 aastat. 6 pärast. Ja nad said sellel aastal aprillil oma elamise, kus on suur aed. Ja tõesti ma väga tänan Jumalat selle eest. Et mina olen ka seda igatsenud kogu oma elu, mina ei ole seda saanud, võib-olla saan tulevikus, Jumal teab. Aga vähemalt sai laps. Ja siis ma tahaksin rääkida, ja nad on ilusti usus, käivad koguduses, aitavad seal, ja tänu Jumalale selle eest. Halleluja. Ja räägin ka oma väiksemast lapsest, see Ralfist, et tema praegu küll ei käi kuskil kahjuks, aga ma hoian teda eestpalves ja ma ei lõpeta seda. Ta vahepeal sattus halba seltskonda, tema hinded läksid alla. Siis kui ma selle jaole sain, siis ma võtsin selle asja väga konkreetselt radikaalselt käsile. Loomulikult Jumala eest palusin ja nüüd on nagu hinded läinud paremaks ja ma sest kiidan Jumalat. Aga see tee ei ole veel läbi, see on poole peal. Ja mis ma tahtsin öelda, et lapsed on alaealised, siis meil on nende ees vastutus. Et ega saatan ei maga, hingevaenlane, eriti kui ta on sellises noores eas, sõbrad, igasugused ahvatlused, kiusatused, sõltuvused, tõmbed. Seal on kui mina noor olin 80-ndate keskel, ütleme selles eas, nagu poiss praegu on, siis ei olnud selliseid asju. Ja mis ma tahtsin öelda, et hoidke oma laste silma peal ja hoidke neid palves. Ja ärge andke maad kuradile. Jumal on vägev. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Aga ma arvan, et meil on põhjust lihtsalt Jumalat tänada. Lihtsalt selle eest, mis ta on saanud teha. Ka isegi väikeste asjade märkamine on tegelikult päris oluline. Vaata vahel sa võid mõelda, et kas see on nüüd suur asi? On küll. Kui see on midagi sellist, mis selle inimese jaoks on oluline, ta nägi Jumalat tegutsemas ja meil on põhjust olla tänulik. Võib-olla täname lihtsalt kõmas koha peal ka. Isa, ma tänan sind kõige nende heade asjade eest, mis sa oled teinud nende inimeste eludest. Selle aasta jooksul ka koguduse elus. Isa, ma tänan sind, et sina oled halda olnud, sa oled hea olnud, sa oled hoolitsenud meie eest, et sinu arm on meie seas olnud. Ja isa, me oleme tänulikud siin jõuluajal ka selle eest, mis sa oled iga inimese elus teinud, kes on saanud kuulda ka sinu sõna. Isa, ma tänan sind, et sina oled tõesti vägev, sa oled helde ja sa oled armuline. Ja isa, me oleme tänulikud selle eest, mis sa oled teinud ka rahaliselt õnnistanud inimesi, tarkusega, varustusega, kõigega, mis iganes on vaja. Isa, ma tänan sind, et seda saab olema järgmisel aastal rohkesti ja isa, et me saame nägema sinu tahte teostumist iga ühe meie elus. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, sa oled nii hea, sa oled nii helde ja armuline. Kiitus su, isa. Tänu sulle, isa. Austus sulle, isa. Halleluja. Amen, amen. Sa võid istuda, aga meil on täna veel üks tore ja hea osa veel, mis on seal siis teisel pool. Seal on ootamas. Aga et koguneme võib-olla sinna laua ümber mõne